Tere tulemast Rõuge ööbikuorgu. Rõuge ööbikuoru taktiilne alakaart asub Rõuge ööbikuoru parklas. Inva parkimiskohtade ees. Parkla pesapuu poolses servas. Kaart on paigutatud nii, et selle ees seistes kattub kaardi suund pärismaastikuga. Otse sinu ees, lõunasuunas jääb rada pesapuu vaatetorni poole. Päris põhjasuund jääb sinu parema õla taha. Kaardi kõrval algab ligipääsetav juhttee, mis kulgeb umbes 800 meetri ulatuses läbi ööbikuoru ala, ühtse ringina. Juhttee on maapinnal tähistatud metallribadega. Raja alguses asub mõlemal serval kulgev metallist suunamisriba, mida saab kepi või jalaga hästi tunnetada. Juhtteel liikudes saab valida 2 suuna vahel. Liikumine päripäeva ehk vasakpoolset metallriba järgides või vastupäeva ehk parempoolset metallriba järgides. Soovitame liikuda parempoolset metallriba järgides ehk vastupäeva, sest sellisel juhul jäävad infotahvlid ja peamised peatuskohad enamasti sinu paremat kätt. Teede ületuskohad ja infotahvlite asukohad on samuti maapinnal eraldi märgistatud. Kõik juhttee ääres paiknevad infotahvlid on kujundatud sarnase ligipääsetavuse loogika järgi. Juhttee kulgeb valdavalt samal kõrgusel kui taktiilne alakaart ning ühendab omavahel peamised külastuskohad. Pesapuu vaatetorni, kiigeala, laululava, muinastalu, linnuse asukoha, tammiku, vaatekohad ning infotahvlid. Raja ääres paiknevad ka pingid ja peatuskohad. Nii nagu selle taktiilse alakaardi all paremas nurgas paikneb QR-kood, mis viitab veebilehele tekstide kuulamiseks, on samasugune QR-kood olemas ka kõikidel teistel infotahvlitel. Infotahvlite pealkirjad on reljeefselt esitatud tahvli vasakus ülanurgas. QR-kood paikneb tahvli all paremas nurgas ning on samuti taktiilselt tunnetatav. Igal infotahvlil on lisaks taktiilne kujutis või reljeefne element, mis on seotud konkreetse teema või objektiga. Need aitavad luua ruumilist ja tunnetuslikku ettekujutust paigast, objektist või loodusvormist, millest tahvel räägib. Taktiilse alakaardi kirjeldus. Seisad näoga taktiilse alakaardi poole. Kaart annab ülevaate kogu Rõuge ööbikuoru alast ja juhte kulgemisest. Kaardil on punkt kirjas tähiste selgitused ning peamised objektid on tähistatud numbrite ja sümbolitega. Kaardi alumises vasakpoolses osas on sinu asukohta tähistav reljeefne märk tekstiga "Oled siin". Sinu selja taha jääb Parkla ja Rõuge maantee. Paremat kätt umbes 20 meetri kaugusele jääb külastuskeskuse hoone. Otse sinu ees, lõunasuunas, kulgeb juhttee edasi ööbikuoru ala südame poole. Umbes 4 sammu kaugusele paremal algab metallribadega tähistatud juhttee. Kaardil kulgeb juhttee läbi kogu ala. Raja ääres paiknevad infotahvlid, pingid, vaatekohad ja erinevad peatuspunktid. Otse ees kaugemal, umbes 100 meetri kaugusel, jääb pesapuu vaatetorn. Torn on kõrge, metallist valmistatud puukujuline vaatetorn, mille tipus ja paremal all paiknevad pesakujulised vaateplatvormid. Torni viib metallist keerdtrepp koos käsipuudega. Pimedal ajal on torn valgustatud erinevate värvidega. Kui Rõuge valda sünnib tüdruk, süttib torni tipus roosa valgusega muna. Poisi sünni puhul sinine. Pesapuu ümbruses avaneb vaade Rõuge ürgorule ja järvedele. Kaardi parempoolses osas avaneb ööbikuoru ala. Ka reaalses maastikus jääb org
ja suurema osa külastusalast sinu paremat kätt. Seal muutub maastik sügavamaks ja reljeefsemaks. Org avaneb järvede, nõlvade, puudega kaetud kallaste ja looklevate radadega. Rõuge ürgoru sügavaim osa on ööbikuorg, millest viib üle rippsild. Rippsild liigub kõndides kergelt kaasa ning ühendab oru erinevaid osi. Juhttee kulgeb mööda rippsillast ja kiigest. Nende piirkondade teede ületused on maapinnal eraldi märgistatud. Rippsillale on võimalik juhttee juurest minna. Seistes näoga infotahvli, ööbikuorg ja rippsild poole, jääb rippsilla sissepääs umbes 6 sammu kaugusele vasakule. Rippsilla kõrval kaardile märgitud trepid viivad alla ööbikuorgu sügavamasse sälku. Kiigest vasakule poole jäävad 2 erinevat treppi, mis viivad vesioinaste juurde. Treppide asukoht on märgitud ka taktiilsele kaardile. Üks treppidest jääb infotahvli, ürgorg ja Rõugejärved juurest mõned sammud paremale, juhtteest veidi eemale. Kõik orgudesse viivad trepid on metallist ja käsipuudega. Alla orgu liikudes muutub maastik looduslikumaks ning rajad võivad olla erineva laiuse ja pinnasega. Kohati kulgevad rajad kitsamal looduslikul pinnasel taimede ja nõlvade vahel. Seetõttu soovitame orgudesse liikuda koos saatjaga. Kaardi vasakus ülemises osas paiknevad vesioinad. Vesioinad ei jää juhttee äärde, nende juurde pääsemiseks tuleb liikuda treppidest alla orgu. Vesioinad on ajaloolised veejõul töötavad seadmed, mis pumpavad vett ilma elektrita. Kaardi paremas ülemises osas paiknevad Tindiorg ja Liinjärv. Liinjärv on 1 7 Rõugejärvest, mis moodustavad omavahel ühendatud järvestiku aheliku. Tindiorg on 1 osa Rõuge ürgorust. Vesioined paiknevad samuti Tindiorus. Kaardi alumises parempoolses osas asub muinastalu. Seal paiknevad ajaloolist talukohta meenutavad hooned ja rajatised. Liikumisjuhis taktiilsest kaardist juhtteele. Seisa näoga kaardi poole. Juhttee algus jääb sinust umbes 4 sammu kaugusele paremale. Pööra kella 3 suunas ja liigu ettevaatlikult otse edasi, kuni tunned jalge all või kepiga metallriba vasakul. Siin algab juhttee. Kui valid liikumiseks parempoolse metallriba, liigud vastupäeva ning enamik infotahvleid jääb sinus paremat kätt. Soovitame kasutada seda liikumise suunda. Kui valid vasakpoolse metallriba, liigud päripäeva ning infotahvlid jäävad sinust enamasti vasakule. Juhttee ristumiskohad ja infotahvlite piirkonnad on maapinnal eraldi tunnetatavad. Metallriba katkeb või muutub ning annab märku peatuskohast või tee ületusest. Aitäh, et külastad Rõuge ööbikuorgu, soovime sulle rahulikku ja turvalist avastamist.